ja ma tean, et sa oled püüdnud asju õigesti teha. Seega, ma palun sind, et sa nüüd õigesti käituksid. Mida tähendab Savannah Guthrie viimane palve, mis näib olevat suunatud nendele, kes tema ema röövisid? On möödunud peaaegu 6 kuud sellest, kui võimude sõnul viis maskis mees tema 84-aastase ema Nancy öösel minema. Ja on möödunud nädalaid sellest, kui uurimises on olnud mõni suurem areng, võib-olla kuni praeguseni. Pima maakonna šerif tegi just selle kohta, kus see juhtum praegu seisab, väga huvitavaid märkusi. Kas võimud võivad olla lähedal vastusele küsimusele, mis on painanud Guthrie perekonda, lugematuid korrakaitsetöötajaid ja miljoneid inimesi, kes on seda lugu jälginud? Kus on Nancy Guthrie? Me uurime seda juhtumit. Saadet esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Olgu, sõbrad, tere tulemast tänasesse saatesse. Ma tahan lihtsalt mainida, et meil on praegu ajutine lahendus, sest stuudios on mõned elektriprobleemid. Nii et see on meie tänane ajutine stuudio, kui jätkame võib-olla selle aasta suurima loo jälgimist. Ja see on juhtum, millel on endiselt nii palju vastuseta küsimusi, kui päevad ja nädalad mööduvad. Kus on Nancy Guthrie? On nii raske mõista, et 6 kuud pärast seda, kui 84-aastane naine viidi oma kodust, mitte maapiirkonnast, mitte kohast, kus õiguskaitseorganid puuduvad, vaid suurlinna piirkonnast, ei ole teda ikka veel leitud. Kuidas on võimalik, et keegi saab öösel murda kellegi majja, viia ära 84-aastase naise ja ikka veel 6 kuud hiljem tundub, et meil pole ühtegi vastust? Täpselt. 25 nädalat on möödas sellest, kui Nancy Guthrie viidi oma kodust öösel. See on pilt inimesest, kelle isik on tänaseni saladus. See inimene kannab maski. Nad näivad olevat relvastatud. Neil on seljakott seljas ja nad seisavad Nancy Guthrie kodu ukse ees. See video, see pilt tehti 1. veebruari varahommikul. Nüüd on Nancy tütar, ilmselgelt Savannah Guthrie saates Today Show, teinud palju selleks, et oma ema lugu uudistes hoida. Ja ta postitas sel nädalal esmaspäeval, 27. juulil väga huvitava video sotsiaalmeediasse. See oli tema esimene video, kus ta pöördus otse röövijate poole pärast mitut kuud, täpsemalt alates veebruarist. Ma tahan sulle seda videot näidata, siis räägime sellest. Ma tulen täna välja väga konkreetse sõnumiga. On möödunud kuid sellest, kui meie ema meilt ära võeti. Meie pere on piinades. Me elame õudus unenäos, mis ei lõppe. Meie olukorras pole midagi muutunud. Meie oleme oma osa teinud, aga me ei lõpeta kunagi tema otsimist. Me igatseme teda alati ja tunneme seda tühimikku oma südames. Maailm võib olla julm ja halastamatu kõik. Ja ma tean, et olete püüdnud asju õigesti teha. Seega ma palun teid. Anun teid nüüd tegema seda, mis on õige. Tehke õige valik. Aita meil ta üles leida. Ütle meile, kust teda otsida. Ma tõesti usun, et kunagi pole liiga hilja teha õiget asja. Aita meil see olukord lõpetada. Meie kõigi jaoks pole tähtis, kus me oleme olnud ja mida me oleme teinud. Ma usun, et alati on olemas tee koju. Palun teie õige valik. Savannah postitas selle video 27. juulil. Me vaatasime tema Instagrami üle ja tundub, et viimane kord, kui ta postitas video, see isiklik selfie stiilis video, kus ta rääkis konkreetselt inimestele või inimesele, kes ta ema ära viis, oli 27. veebruaril. Ja nüüd, 5 kuud hiljem, pead endal küsima, miks just nüüd? Miks otsustas Savannah just sel päeval selle video üles panna? Ja samuti, kas ta paneb selle video lihtsalt üles, et hoida oma ema lugu uudistes ja tagada, et Nancy Guthrie otsingud, kes on endiselt kadunud, püsiksid inimeste teadvuses? Või on siin midagi enamat? Kas on tekkinud uus suhtluskanal nende inimestega, kes ta ema röövisid? Ja see, mida te just nägite, kas see oli spontaanselt öeldud? Või on see hoolikalt koostatud sõnum koos õiguskaitseorganite abiga? Me vaatasime Savannah Instagrami uuesti üle ja ma tahan teile näidata mõningaid teisi sõnumeid, mida ta on postitanud, pöördudes konkreetselt röövijate poole. Vaadake seda. See oli esimene kord, kui ta nendega 4. veebruaril rääkis. Meie ema on lahke. Gustav. True. Tuli hingeliselt armastav, headust ja valgust täis naine.
Ta on naljakas, ta on särtsakas ja ta on nutikas. Tal on lapselapsed, kes teda jumaldavad, tema ümber kogunevad ja teda suudlustega katavad. Ta armastab lõbu ja seiklusi. Ta on pühendunud sõber. Ta on täis lahkust ja teadmisi. Räägi temaga ja sa näed ise. Kui sa seda videot vaatad, on seal üks väga huvitav osa. Tsitaat. Räägi temaga ja sa näed ise. Kui see välja tuli, oli palju inimesi internetis, kes tõmbasid paralleele 1991. aasta filmiga Voonakeste vaikimine. Ja selles filmis, seal on senatoor, kes esitab televisioonis pöördumise filmi kurikaelale, Buffalo Billile, oma tütre turvalise tagasipöördumise nimel. Ja tsitaat filmis Voonakeste vaikimine on: Catherine on väga õrn ja lahke. Räägi temaga ja sa näed ise. Praegu pole veel selge, kas see on lihtsalt juhus, kuid see on midagi, mille üle tasub mõelda. Nüüd, pärast uut videot, milles Savannah Guthrie avaldas esmaspäeval, 27. juulil, tegi Pima maakonna šerif Chris Nanos NBC-le mõned avaldused, millest räägime kohe varsti. Ja mis võivad anda meile aimu, kus nad selle uurimisega umbes 6 kuud hiljem on. Aga enne kui ma selleni jõuan, tahan ma näidata seda teist videot, mille Savannah postitas. Siia on üks 7. veebruari video. Me saime teie sõnumi kätte ja me mõistame. Me palume teid nüüd, et te tooksite meie ema meile tagasi, et me saaksime koos temaga tähistada. See on ainus viis, kuidas me saame rahu. See on meie jaoks väga väärtuslik ja me maksame. Siis esitas ta selle palve 15. veebruaril. Ja ma tahtsin öelda. Kel-Le G. Kelle käest ta on või kes teab, kus ta on. Kunagi ei ole liiga hilja. Ja sa ei ole eksinud ega üksi. Ja kunagi ei ole liiga hilja käituda õigesti. Ja me oleme siin. Nõustume. Ja me usume iga inimese olemuslikku headusesse. Ja kunagi ei ole liiga hilja. Seega võtsime ühendust Pima maakonna šerifi Chris Nanosega, et saada selle juhtumi kohta värsket teavet. Ta tegi NBC Newsile selle juhtumi kohta mõned huvitavad kommentaarid loos, mis eetris täna, teisipäeval, 28. juulil. Šerif ütles: meil on nii palju DNA-d, mida tuleb läbi sorteerida. Meil on nii palju videomaterjali, mida tuleb üle vaadata. Ta ütles ka: ma olen endiselt kindel, et me lahendame selle juhtumi. Viimastel nädalatel on ilmunud uusi teateid väidetavate lunaraha kiljade kohta, mis saadeti väidetavalt Cattray perekonnale ja mõnele meediakanalile Arizonas päevadel pärast seda, kui Nancy ära viidi. Võite mäletada, et neid oli 2, mille autentsust FBI väidetavalt endiselt uurib. Kuritegude reporter Brianna Whitney, kes töötas Arizonas teleajakirjanikuna ajal, mil Nancy Guthrie kadus, jaagas just osa sellest, mida ta väidab olevat esimeses lunaraha kirjas Crime Junkie taskuhäälingus. Ma tahan teile ette lugeda, mida ta ütleb, et lunaraha kirjas oli. Ta ütleb, et see algab sõnadega: tere, Savannah! Meil on sinu ema, Nancy. Temaga on kõik korras, kuid ta on hirmul. Teda hoitakse lunaraha saamiseks. Ja kui makse on laekunud, siis vabastatakse ta vigastusteta. Me hoiame teda maksimaalselt 7 päeva. Nüüd ütleb ta, et selle väidetava lunaraha nõude kirjutaja nõuab seejärel miljoneid dollareid USD-des. Mis on huvitav, sest nagu ta välja toob, kui sa vaatad seda episoodi, siis inimesed, kes ütlevad USD, on tavaliselt need, kes ei ole Ameerika Ühendriikides. Kui sa oled USA-s, siis ütled lihtsalt dollarid, eks? Nüüd nad kirjas samuti ainult Savannat, mitte tema õde ega venda. Nüüd on oluline märkida, et Mehhiko piir on vaid umbes tunni kaugusel kohast, kus Nancy Guthrie elas Tucsonis. Märkus jätkab, tsitaat: kui makse on allolevale Bitcoini aadressile laekunud, vabastatakse ta 12 tunni jooksul pärast sissemakset turvalisse üleandmiskohta tagasi Tucsonis. Kui makset ei laeku viimaseks tähtajaks, esmaspäeval, 9. kuupäeval kell 17:00, ta tapetakse. Teie ema on sellest teadlik ja tema elu on teie kätes. Kõigi huvides on see võimalikult kiiresti lõpule viia. Siit edasi ei saa te minuga ühendust võtta. Läbirääkimisi ei toimu. Ärge mängige mänge. Õiguskaitseorganid ei saa teid aidata. Nüüd ütleb Whitney selle väidetava kirja lõpus, kes iganes selle kirjutas, ütleb, et Nancy'l oli valge nutikell põrandal oma voodi lähedal.
ja mainiti ka prosektorit, mis tema tagahoovis hävitati. Whitney ütleb, et märkme lõpus oli kirjas ka Bitcoini rahakott, kuhu raha saaks kanda. FBI pole seni avalikult öelnud, kas see kiri on ehtne. NBC News on teatanud, et meediakanalitele saadeti väidetavalt teine lunaraha nõudega kiri, milles väideti, et Nancy Guthrie on surnud. See kiri ei nõudnud makset ega sisaldanud vabandust, kuid NBC sõnul avaldati selles kahetsust Nancy surma üle. Nüüd tekib küsimus, kas neil lunaraha nõudega kirjad on üldse mingit tõepõhja. Kas need on päris? Mitmeid teisi on saadetud TMZ-le ja pole selge, kas neil on mingitki tõepõhja. 1. juulil. Reuters avaldas siiski raporti, milles öeldi, et FBI allikad kinnitasid neile, et nad ei usu nende kirjade ehtsusesse. NBC aga on oma kajastustes öelnud, et neil on allikaid, kes väidavad, et on võimalik, et need kirjad on päris. Jällegi, FBI pole avalikult öelnud, mis seisukohta nad selles küsimuses omavad. Kui keegi teab midagi sellest, mis võis juhtuda Nancy Guthrie'ga, ma panen selle ekraanile. Teil palutakse helistada numbril 1800, call FBI või siin näidatud Pima maakonna šerifi büroo numbritele. Meiega liitub nüüd, et rääkida lähemalt viimastest arengutest Nancy Guthrie otsingutes Will Sevilar, Chicago politseiosakonna erru läinud detektiivide ülem. Alati on hea teiega neist juhtumitest rääkida. Mida arvate viimasest sõnumist, mille Savannah Guthrie on oma sotsiaalmeediasse postitanud? Selles sõnumis oli palju huvitavat, Chris. Üks asi, mis mulle kohe silma hakkas, oli üks esimestest lausetest selles sõnumis, kus öeldi, meie oleme oma osa teinud. Mida see üldse võiks tähendada? Ma mõtlen, minu jaoks võib see tähendada, et on toimunud mingisugune vahetus võib-olla. Mis muu osa on röövitud inimese perekonnal? Mis muu roll neil on peale maksmise? Mida sa arvad ka selle ajastuse kohta? Ma mõtlen, ta pole midagi postitanud, ta on andnud paar intervjuud. Ta tegi ühe totaga ja siis on olnud mõned hetked, kus ta on maininud, mis juhtus. Aga nii palju, kui me teame, oleme näinud mõnda neist, tead, väga isiklikke sõnumeid, mida ta pani Instagrami selle alguses veebruaris ja ta pole seda mitu kuud teinud. Mida sa arvad sellest, et 5 kuud pärast viimast korda, kui ta midagi sellist postitas, teeb ta seda jälle? Kas see näitab sulle, et on toimunud mingisugune areng? Või võib-olla juhendab teda hoopis FBI, mitte ta ise ei püüa seda lugu meedias hoida, postitades video, millest inimesed hakkavad rääkima? Ma arvan, et siin toimub mitu asja korraga. Üks asi, ja ma teadsin seda vahetuse ülemana ning öövahetuses Chicago teise piirkonna mõrvauurimise üksuses töötades. Sa saad kõnesid sündmuste aastapäevadel. Sünnipäevadel. Sa tead küll olulised tähtpäevad, millal see juhtus, näiteks mõrvade aastapäevad või midagi sellist. Ja sa näeksid teatud olulisi hetki. 6 kuud on üks neist. Savannah ja Nancy jõuavad nüüd 6 kuu täitumiseni. Paari päeva pärast saab 6 kuud täis. See võib olla mingi verstapost. See võib olla 6 kuu teema. Veendume, et kõik räägivad sellest ikka veel, isegi kui kõik juba räägivad. Aga osa selle märkme sõnastusest viitab sellele, et ta võib-olla saab FBI käitumisanalüüsi osakonnalt juhendamist. Ja seal on paar tüki nendest ridadest. Ma lihtsalt tõin selle siia, otse sellest, mida ta ütles. Ja ma tean, et sa oled püüdnud asju õigesti teha. Seega ma palun sind, anun sind, et sa teeksid nüüd õige asja, teeksid õige valiku, aitaksid meil ta üles leida. See on lihtsalt see mõte, et sa oled püüdnud asju õigesti teha. Kuidas sa seda lauset mõistad? No, nii et kui see tõepoolest oli inimrööv lunaraha saamiseks, sa pidid selle inimese, kelle sa röövisid, kuhugi viima. Minu teooria või mõte selle kohta on, et see palve võib olla suunatud inimesele, kes võib-olla kirjutas teise kirja või pidi see võib-olla olema hooldaja, kuni lunaraha makstakse. Jah, kas sa saad aru, mida ma mõtlen? Nagu see on keegi, kes pidi võib-olla selle inimese eest hoolitsema ja ilmselgelt ta suri. No ma usun, et ta suri. Ja võib-olla see on nende pöördumine selle inimese poole, öeldes, kuula, sa oled püüdnud teha õiget asja selle teise kirjaga, vabandades, mis iganes. Ma arvan, et keegi pole kunagi püüdnud teha õiget asja, kui sa röövid 84-aastase naise. See on naeruväärne. Aga ma mõtlen, et võib-olla nad püüavad siin kolmandale osapoolele mõjuda. Noh, ja huvitav on ka see, et NBC tegi täna loo Savannah sõnumist, mille ta pani oma sotsiaalmeediasse. Ja siis on sul näiteks tsitaat Chris Nanoselt, kes on Pima maakonna šerif. Loomulikult on ta olnud selle juhtumi suhtes suure kriitika keskmes, sest tema on selle maakonna juht, kus kõik see toimub, kõik see juhtus. Ja tema tsitaat oli, meil on nii palju DNA-d, mida läbi vaadata. Meil on nii palju videosalvestisi, mida uurida. Aga siis nagu see lause, mis tead, muidugi, keegi, kes on valitud ametikohal, üritab öelda, et nad on lähedal. Ja ma ei ütle, et nad ei oleks, aga ta ütleb, et ma olen endiselt kindel, et me lahendame selle juhtumi.
nagu lahendama on lihtsalt huvitav sõna. Ja see jäi mulle silma. Kas ma loen sellest liiga palju välja nagu sõnavaliku detailidesse või kui sa ütled õiguskaitses lahendama, eriti kui keegi on sellises olukorras nagu Chris Nanos, mida see sinu jaoks tähendab? Noh, mina pole kunagi seda sõna kasutanud. Mina kasutan klaarima. Me klaarime juhtumi. Me paneme kellegi vangi või midagi sellist. Lahendame juhtumi. Ma mõtlen praegusel hetkel, kas me mõtleme, siin on üks asi, ma tahan lihtsalt ühele punktile vastata, mille sa ütlesid. Sa ütlesid, et kogu see DNA ja kogu see videomaterjal on olemas. On möödunud 6 kuud ja noh, ma ei tea, kas neil on midagi tagasi saadud, aga nad pole midagi avalikkusele avaldanud. Ja kõik, millest me siin räägime, on ainult spekulatsioon, sest me ei tea midagi, kuna me pole toimikut näinud. Aga 6 kuuga peaks midagi olemas olema. Kui sul on kõik need DNA tõendid, peaks midagi olemas olema. Nüüd, ma olen nõus, sa pead perekonna välistama. Pereliikmete DNA ja kõik see, aga 6 kuu jooksul peaks midagi toimuma. Ja lahendada. Mida see tähendab? Mis ma sellest eilse märkme põhjal aru sain, oli see, et ma ei usu, et Nancy või Savannah enam hooliksid, kas keegi arreteeritakse. Ta lihtsalt tahab oma ema koju tuua. Õige. Ja tead, me räägime natuke rohkem väidetavatest lunarahakirjadest, mis saadeti meediakanalitele. Me saame natuke rohkem teada, mis neis oli, tänu viimaste päevade jooksul ilmunud uudistele. Kui rääkida juhendamisest, siis me kuuleme, inimesed ütlevad, et Savannat juhendatakse nende märkmete kirjutamisel. Olgu selleks FBI või mõni olukord, millega sa oma karjääri jooksul Chicagos suures politseijaoskonnas kokku puutusid. Kuidas see juhendamine tegelikult välja näeb? Kui ta saab FBI-lt nõu, mida nendes kirjades öelda, mida ta üles paneb, mida ta sotsiaalmeediasse üles paneb. Sul on igasugused analüütikud, kes töötavad mõlema kirja sisu kallal. Nii nende kirjade kallal, mida nad pidasid ehtsaks, kui ka nende kallal, mida perekond uskus olevat ehtsad, nagu esimene ja teine kiri. Meil on ka inimesi, kes ütlevad, et ükski neist kirjades pole üldse ehtne, et need pole pärit ei röövijatelt ega kelleltki teiselt, aga sa ei saa neid lihtsalt kõrvale heita. Sa pead iga vihjet uurima ja kindlasti tuleb neid kirju uurida. Ja sa saad analüüsi, käitumisanalüüsi. Inimesed, kes uurivad neid kirju, selle järgi, kuidas need on kirjutatud ja püüavad sellele vastust leida. Etapel ja riida. Ma arvan, selle inimese loomusele või südametunnistusele, kes need kirjad kirjutas, selle kallal tehakse hulgaliselt analüüsi ja me ei tea, kas teda juhendatakse. Lihtsalt mõned väljendid tema eilsetes ütlustes viitasid sellele, et ta pöördus konkreetse isiku poole. Ausalt öelda. Ja ma arvan ka, et on oluline märkida, et me ei tea, kas ja millisel tasemel suhtlust perega üldse toimus. Me teame, on olemas sõnumeid, mis väidetavalt võivad olla ehtsad. On olnud ka teateid, et need ei ole ehtsad. Aga me ei tea, kas iga kord, kui ta räägib väidetava röövijaga, ei ole veel mingit täiesti teistsugust suhtlustaset, millest me praegu üldse teadlikud ei ole. Lunarahakirjad. Esimene neist saadeti meediakanalitele päevadel pärast Nancy Guthrie röövimist ja sul on see krimireporter Brianna Whitney. Ta töötab nüüd Crime Junkie jaoks. Ja ma mäletan, kui ta töötas kohaliku teleajakirjanikuna Arizonas, kui need kirjad tulid. Ta luges läbi mõned olulised osad sellest lunarahakirjast. See algab nii. Tere, Savannah. Meil on sinu ema, Nancy. Temaga on kõik korras, kuid ta on hirmul. Teda hoitakse lunaraha eest kinni. Ja kui makse on laekunud, vabastatakse vigastamata. Me hoiame teda maksimaalselt 7 päeva. Ja huvitav on see, et seda kirja kajastades ütles ta, et lunaraha summa, mida oli varem mainitud kui krüptorahast nõutavat, kuid nad tahtsid seda ka USA dollarites. Nad olid väga täpsed. Ja see avab ukse, vähemalt minu jaoks, et me räägime potentsiaalselt millestki Mehhikos, sest see on vaid umbes tunni kaugusel Tucsonist, kus Nancy Guthrie elas. Jah, ma mõtlen, siin ongi minu probleem kogu selle lunaraha teemaga. Ma pole kunagi töötanud ühegi röövimise kallal ja ma olen mõnega tegelenud, kus poleks jäetud kirja või poleks perele jäetud kohest suhtlust koos konkreetsete juhistega. See on tundide ja tundide pärast, päev hiljem, kui kiri tuli, eks. Ja. Röövi jaoks on see pikk aeg perega mitte suhelda. Ja minu jaoks on see, ma pole kunagi näinud juhtumit, kus midagi poleks maha jäetud. Ma pole kunagi näinud röövi, kus sündmuskohale poleks jäetud kirja või poleks olnud kohest suhtlust pere või selle inimesega, kellelt lunaraha nõutakse. Ja ma pole kunagi näinud juhtumit, kus poleks olnud kohest tõendit, et ohver on elus. Nii et see võiks olla Mehhiko. Ma mõtlen, Mehhiko, nagu sa ütlesid, on ainult tunni kaugusel, aga see on, ma usun, et Nancy suri üsna kiiresti pärast seda juhtumit või võib-olla isegi selle ajal.
see on pikk tee alla sõita. piiri ületada, kui autos on surnukea. ma mõtlen, ta oli keegi, kellel oli, ta oli vaimselt väga terane, vähemalt perekonna sõnul, aga tal olid terviseprobleemid. Ta ei suutnud vist isegi 50 jardi omal jõul kõndida. Ja see oli 84-aastane naine, keda keset ööd viidi tema kodust ära. Ja siis ilmselt teises kirjas NBC ütles, et tead, kes iganes selle oli kirjutanud, ütles, et ta oli lahkunud. Aga jälle, me ei tea isegi, kas nendel kirjadelt on üldse midagi. Kas sa oled üllatunud? Ma mõtlen, nii palju ressursse on sellesse pandud. Isegi president rääkis sellest. Kash Patel oli kaasatud. Ma mõtlen, ilmselgelt, tead, see päev, kui me saame teada, mis juhtus, saab olema üks selle aasta viimaste aastate suurimaid uudislugusid, ma ütleksin. Ja see on... Aga jah, me ikka veel ei tea, kus see Bitcoini rahakott oli. Me ikka veel ei tea, kust need e-kirjad tulid, vähemalt avalikult. Kas sind üllatab, et FBI on sellesse nii palju ressursse pannud koos kohaliku šerifi bürooga, et isegi ei paista olevat mingit infot selle kohta, kust need lunarahakirjad üldse tulla võivad? Tundub ikka veel, et see on lahtine, kas need on üldse ehtsad või mitte. Jamanud. Ma olen jahmunud. Kuula. Ma ei tea, kuidas kogu see jälitamine töötab, aga ma tean, et see leitakse üles. Ma tean, et kui ma saadan e-kirja, siis keegi saab teada, kust ma selle saatsin. Ma tean, et on võimalusi seda erinevatesse kohtadesse suunata, et seda ei saaks otse jälitada. Aga see on FBI. See on üks maailma parimaid õiguskaitseasutusi, kellel on kogu tehnoloogia ja rahastus. Ma ei suuda ükskõik kui väga ma ka ei prooviks mõista, kuidas nad ei tea, kust need asjad saadeti. See on minu jaoks hämmastav. Loodetavasti nad siiski teavad ja lihtsalt ei ütle meile. See on veel üks lootus, mis mul on, et neil on palju infot, mida nad lihtsalt ei avalda ja nad ei peagi seda avaldama. Aga ma lihtsalt muretsen, et võib-olla neil ei ole nii palju infot, kui ma loodan, et neil on. Sest ma ei saa aru, miks sa ei tea, kus see Bitcoin on ja nad panid natuke raha Bitcoini peale, et näha, kas seal toimub mingit liikumist ja midagi ei juhtunud. Nad maksid midagi sinna Bitcoini, kui sa mäletad, väikese summa raha, et näha, kas seal toimub mingit tegevust. Ja selles Bitcoini rahakotis pole kunagi mingit liikumist olnud. Ei, ja tead, see on lihtsalt üks neist asjadest, kui me nüüd tagasi vaatame, peaaegu 6 kuud otsimist on möödas, siis tekib see üldine küsimus, et kuidas sa viid kellegi tema kodust keset tööd ära, kedagi, kes on seotud avaliku elu tegelasega. Juhtumis, kus on nii palju ressursse ja meil pole ikka veel vastuseid. Samal ajal on palju juhtumeid, kus inimesed on kadunud ja kelle perekonnanimi ei ole Guthrie, kellel ei ole sellist profiili nagu see. Ja ma arvan, teate, ja on üsna raske igaüht neist täpselt kirjeldada, sest see on nii ainulaadne juhtum. Aga ma mõtlen, kui tihti on teil kadunud isikute juhtumeid, kus keegi võib-olla isegi röövitakse ja te ei saa kunagi teada, kus nad on. See juhtub. See juhtub, aga paljudes juhtumites, kus meil on kadunud inimesed, me ei tea, nagu sa ütlesid, võib-olla on nad röövitud. Lunaraha nõudmist pole olnud. Ja üks juhtum, mis mulle meenub, on Chicago postitöötaja, kes oli kadus ära. Rosetta postitöötaja nimega Kiara Cole. Ta kadus Chicagos. See juhtus umbes 8 või 9 aastat tagasi ja temast pole jälgegi. Ja nagu ma ütlesin, seda juhtub, aga tavaliselt ei juhtu seda röövimise või inimröövi puhul, sest seda tehakse mingisuguse rahalise kasu või muu kaalutluse pärast. Lunaraha ei pea olema raha, see võib olla ka midagi muud. Aga tavaliselt leitakse need inimesed ühel või teisel viisil üles. Noh, asi ongi selles, et me lihtsalt ei tea ja on olnud nii palju spekulatsioone. Ma tean, et EMC on saanud mitu võimalikku lunarahakirja, aga pole selge, kas teil on üldse mingit tõepõhja all. Tead, mõte Mehhikost. Ma ikka ja jälle mõtlen selle peale, sest see tundub lihtsalt nii... Tead, kui sa juba Mehhikosse jõuad, siis kes teab, milline õiguskaitse seal üldse oleks, et Nancy Guthriet otsida. Aga sa mõtled kartellide peale, aga vähemalt mõned inimesed, kellega me rääkinud oleme, ütlevad, et miks peaks kartell üldse midagi sellist tegema. Sest kui sa räägid sellest, et tead, 5–10 miljonit dollarit lunaraha on nende ärimudeli kõrval lihtsalt tilk meres. Praegu, kui sa seda vaatad, siis on see nagu, kui nad lihtsalt istuvad ja ootavad, et töödelda DNA-d ja videotõendeid, siis on see nagu, jah, ma lihtsalt mõtlen, millist tüüpi DNA-d ja videotõendeid võiks veel olemas olla, millest me ei tea. Ja ma tean, et see on natuke pikk tee selle küsimuseni jõudmiseks. Lihtsalt tundub, et on nii palju vastamata küsimusi, et ma isiklikult olen täiesti nõutu, mida nad võiksid veel vaadata 6 kuud hiljem. Noh, ma ütlen sul sell oleva DNA. Vaatad seda, vaatame, mida nad videos avaldasid.
ainus video, mida me näeme, on tüüp verandaleks. Ja. Tal on taskulamp suus. Ma olen kasutanud hammaste vahel hoitavaid lampe. Need on hammaste vahel hoitavad lambid. Sa paned need suhu. Ma kasutan neid. Sellel on sülg peal. Sülg jääb ka ringi uksekella külge. Sülg jääb ka lehtedele, mida sa üles korjad. Siil toimub DNA ülekandumine ja seda palju. Ja isegi kui sa kannad kindaid, ei takista see sind panemast seda kinda peale. Ja siis edasi kandmas seda millelegi muule. Me usume, et võib-olla, aga me ei tea seda. See on kõik spekulatsioon. Nad olid selles majas 45 minutit. Lähtudes Nest-kaamera või ringkaamera videost, kumb iganes see oli. Ole võimalik olla majas 45 minutit, kui sa just ei kanna kosmoseülikonda, ilma et sa sinna mingit DNA jälge jätaksid. Sa oled väga pingelises olukorras, sa hakkad higistama, võib-olla pead sa tualetti kasutama, võib-olla puudutad sa köögipinda. Sa saad aru, mida ma mõtlen. Nii et kui see oleks korralikult töödeldud, võiks seal olla päris palju DNA-d. Ma mõtlen, te olete juba võtnud pereliikmetelt proovid, et välistada pereliikmed või välistada majas leitud profiilid. Küll. See on see kummaline profiil, mida te otsite. Aga nüüd mõtle sellele. Kes käib majas? Kas majas käivad koristajad? Kas kinnistul käivad aednikud? Kas keegi hooldab basseini? Kõike seda tuleb samuti arvesse võtta. Nii et 6 kuud DNA läbivaatamist. See tundub väga pikk aeg kogu selle töö jaoks, mis tuleb ära teha. See ei pruugi nii olla, aga 6 kuuga peaks midagi olemas olema. Jah, see on lihtsalt üks neist juhtumitest, kus sa ärkad iga päev üles ja mõtled selle peale. Ma tunnen, et olen viimase 6 kuu jooksul vähemalt korra päevas selle peale mõelnud. Olen kindel, et paljud teised inimesed tunnevad samamoodi. Ja see on nagu, kas täna on see päev, kui äkki kutsutakse kokku pressikonverents ja tead, või on kuskil politsei sündmuskoht, millele pööratakse palju tähelepanu. Või võib-olla on see lihtsalt see läbimurre juhtumis, mis avab kõik. Aga praeguseks on peaaegu 6 kuud möödas ilma vastusteta. Ja sa näed Savanna puhul, kas ta saab politseilt nõu nende videote kohta või mitte, lihtsalt seda valu, mis on tema hääles ja kindlasti ka tema perevalu, kuni see kõik jätkub. Pensionil detektiivi komandör Will Spiller Chicago politseiosakonnast. Alati on hea siin Law and Crime saates näha. Ma tean, et sul on uus taskuhääling ja sa oled sellest juhtumist ka rääkinud. Mida inimesed peaksid selle kohta teadma? Meil on taskuhääling käimas. See on YouTube'is. Selle nimi on Big City Crime Inside the Red Tape. Ja see olen mina koos 2 teise mõrvadetektiivi ja FBI agendi Maureen O'Connelliga, kes on väga tark. Ta on olnud paljudes erinevates saadetes. Ta tegeles tõendite kogumisega ja töötas 25 aastat Los Angelese jõukude kallal. Benny Stowe, ta on olnud mõrvadetektiiv umbes 30 aastat. Ja tema partner Tim Murphy. Me kõik töötame koos selles piirkonnas ja ka tulistamisrühmas, politsei osalusega tulistamisjuhtumite rühmas, mille me moodustasime ja kus ma töötasin oma karjääri viimased 7 aastat. Aga me räägime lihtsalt nendest asjadest, millest kõik teisedki räägivad, aga lihtsalt meie vaatenurgast. Koos kogu selle, teate küll, 100 aasta pikkuse õiguskaitse kogemusega. Yeah, Big City Crime Inside the Red Tape. Näita meile ka. Absoluutselt. Väga hea saade, mida vaadata. Will Spivak, alati on hea sind Law and Crime'is näha. Aitäh, et meiega olid. Aitäh, Chris. Sellega on kõik saatega On The Case, mida esitleb Law and Crime. Telli meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti striimime ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume teiega järgmine kord.